mulle tundub, et Michal oma suures poliitstrateegilises, ütleme, vaates on otsustanud hakata Reformierakonna reitinguga selliseid tugevamaid gravitatsioonikatseid tegema, et või kuidas teile tundub, et kas paremat ideed Eesti ühiskonna jätkuvaks lõhestamiseks ei ole, kui Kersti Kaljulaidi presidendiks pakkuda? Siin, kuna Kristen Michal tõi välja ka selle onu Heino teema jälle, et olid kurjad ja kiuslikud onu Heinad, kes kõik halba teevad. See on EOK-s, ma saan aru. Et siin juba pikka... Aga mis on nagu see onu Heino, nagu see naispool? Kuda me neid nimetame? Tädi Kersti äkki. Tädi Kersti, jah. Et siin pikka aega oleme eri sõprade ja kolleegidega arutanud, et vaadake, see Heino Märks oli ju see, kes alustas selle Kaljulaidi nõnda nimetatud siis tagasi valimise või kutsumise protsessi, et oleks huvitav teada, et kui valimised toimuks siis Kristen Michal versus Heino Märks või Kersti Kaljulaid või Heino Märks, ütleme, presidendiks rahva poolt või siis lihtsalt, et kumb oleks populaarsem või eelistatum, ma miskipärast arvan, et Heino Märks võidaks äkki mõlemaid. Kuula meie sisukaid podcaste vabadused.ee-st.